Esimene teema on meil arvhulgad. Need ma pärast jooksvalt kasutan, et kirjutan mõned sümbolid, siis te peate lihtsalt teadma, et see on selline hulk, mis see tähendab ja mis see tähendab. See on muidu selleks praegu võetud. Ja arvude hulgad, kõige esimene, kõige väiksem võib öelda niimoodi, et naturaalarvude hulk, mul siin kirjas, see tähistatakse suure n-tähega. Ja siin kuuluvad kõik täisarvud alates nullist. Need arvud me kasutame, kui me midagi loendame. 1, 2, 3, 4 puud näiteks. Ja 0 ka. 0, 1, 2, 3 ja nii edasi kuni lõpmatuseni. Viimast naturaalarvu ei ole. Esimene naturaalarv on 0. Kui me võtame juurde veel miinusarvud, -1, -2, -3 negatiivsed arvud, siis me saame täisarvude hulka. See tähistatakse juba z-tähega. Ja siin ei ole esimest ega viimast arvu. Ja siin on ainult täisarvud, see tähendab, et koomaga arvud siia ei kuulu. Punktid ei taha panna. Niimoodi. Ja mul siin pandud ka joonis, et kui me võtame naturaalarv, see on selline, ütleme nii, selline piirkond, ja? Ja kui võtame täisarvud z, siis kõik naturaalarvud on seal sees. Ja see joonis just sellest ütleb, et kõik naturaalarvud on ka täisarvad, aga mitte vastupidi. On olemas mõned täisarvud, mis ei ole naturaalarvud, näiteks miinusmärkidega. Järgmisena me liisame juurde muurdarvud. Ja siis need koos täisarvudega moodustavad ratsionaalarvude hulka. See tähistatakse Q-tähega. Ja siia me paneme näiteks -3, -2,5, -1 ja 1 kahendik, 0 ja nii edasi. Võib näiteks mingi 7,2 panna. Kõik muurdarvud, ratsionaalarv saab esitada kujul A jagatud B-ga. Kui me mingi arv saame esitada sellisel kujul, siis see arv on ratsionaalarv. Näiteks arv 5, see on 5 jagatud 1-ga, ehk see on ratsionaalarv. Järgmine, ja kui joonis vaadata, siis vaadake, siin roheline on ratsionaalarvud, täisarvud on siin kõik sees ja naturaalarvud muidugi ka sees. Irratsionaalarvude hulk, mis me võtame järgmisena, tähistatakse I-tähega ja see seisab, nagu te näete joonisel, eraldi. Siia kuuluvad sellised arvud nagu -√3 või √3. Kui te võtate kalkulaatori ja arvutate seda väärtust, ma praegu seda teen ka, võtta √3. Ma kirjutan siin. Ma sain 1,732050807,6 ja tegelikult sellega ei lõpe. Mul lihtsalt kalkulaator rohkem ei anna numbri, aga see on mitte perioodiline lõpmatu kümnendmurd ja kõik sellised arvud on irratsionaalarvud. Miks nad ei ole ratsionaalarvud? Sellepärast, et need pole võimalik esitada sellisel kujul, nagu A jagatud B-ga. Ehk me ei saa saada √3, kui me jagame üks arv teise arvuga. Sellised arvud moodustavad eraldi hulka irratsionaalarvud. Siin on näiteks √2, pi, te teate, mis see on, ja? Selline 3,14 liigi kaudu,
aga tegelikult pi on palju rohkem seal numbri. Panna pi siia, see on 3,151592656 ja nii edasi. Ja need numbrid, siin ei ole perioodi ehk ei kordu mingi osa ja need on nagu suvalises järjekorras. Need on siis irratsionaalarvud ja nende ei ole sellist arvu, mis on ratsionaalarv ja irratsionaalarv korraga. Arv on kas irratsionaal või ratsionaal. No me rohkem muidugi kasutame ratsionaalarvud, aga irratsionaalarvud ka tulevad nüüd palju tihedamini kui ennem. Ja mõlemad need suured hulgad, ratsionaalarvud ja irratsionaalarvud moodustavad reaalarvude hulka. Seda me tähistame suur R-tähega. Ja see kõik arvud, mis me teiega teame, on reaalarvud. Kõik arvud, mis me matemaatikas kasutame gümnaasiumis, põhikoolis, koolimatemaatikas. Kõik need on reaalarvud. Kui te ülikoolis pärast õpite matemaatika, siis te saate aru, et seal on veel tegelikult arvud, mis ei ole reaalarvud, aga õnneks koolimatimaatikas me võtame ainult reaalarvud. Ja seda ma tähistan niimoodi, kuna need mõlemad hulgad, ratsionaalarvud ja irratsionaalarvud koos moodustavad reaalarvud, siis ma kirjutan, et R võrdub Q ja I ühend. Vot selline märk, see on ühend. Mul järgmisel slaidil sümbolid seletatud, et see on kirjas, aga mitte siin. Mõlemad need on reaalarvud. Rohkem me koolimatimaatikas arvu hulki ei võta, reaalarvud on viimane. Me võtame järgmist. Mõned sümbolid me kasutame teiega kogu aeg pärast, et hea, kui te teate, mida need tähendavad. Et esimene sümbol, praegu vaatame seda osad, esimene sümbol on kuulub. Näiteks arv 5 kuulub naturaalarvude hulka. Et mitte seda kirjutada sõnadega, mina kasutan sümbol kuulumine. Ja kui mingi arv ei kuulu hulka, näiteks 1,5 ei kuulu täisarvude hulka, ma siis võin kasutada sellist sümbolit. Tühi hulk. Tühi hulk on selline hulk, kus poole elemente. Ma natukene hiljem kirjutan siin näidis ka. Järgmine. Kui mingi hulk kuulub teise hulka, siis me kasutame ka kuulumise sümboli, aga mitte sellist. Selline me kasutame, kui mingi element kuulub hulka. Kui hulk kuulub hulka, siis me kasutame selline. Ma võin kirjutada selline näidis, näiteks n kuulub täisarvude hulka või n kuulub reaalarvude hulka. Mõlemad on õiged. Kui mingi hulk ei kuulu hulka, siis kasutatakse selline sümbol. Näiteks Z, täisarvude hulk, ei kuulu irratsionaalarvude hulka. Järgmine, ühisosa. Ühisosa, need on siia kuuluvad elemendid, mis ühised hulga A ja hulga B jaoks. Näiteks Q ja I ühisosa ongi see tühi hulk, mis oli üleval, kuna nendel ei ole ühist elemente. Q-arvud on ratsionaalarvud ja irratsionaalarvud on I-arvud ja sellist ühtegi arvu ei ole, et ta on ratsionaal ja irratsionaalarv korraga. Siin üks näidis veel, näiteks kui on naturaalarvude ja täisarvude hulka ühisosa, siis see võrdub
Naturaalarvud, kuna kõik naturaalarvud on ka täisarvud, siis ühisosa on naturaalarvude hulk. Järgmine sümbol on ühend. Ühend. No seda ma juba kasutasin, jah. Kirjutasin, et R, eelmisel slaidil see oli, R võrdub Q ja I ühend. No veel üks näiteks. Q ja Z ühend on Q hulk. Kuna Z kuulub reaalarvude hulka, Q hulka, siis nende ühend on suurem hulk ehk Q. Need viimased mina praegu tõmban maha, kuna need me teiega ei kasuta. Kitsas matemaatikas, olgu siis me ei õpi, mis need tähendavad, piisab juba, kui te teate need, mis on üleval. Pärast me teeme ülesanne, kus me natukene harjutame, kuidas nendega aru saada need sümbolid. Paar mõistet veel, mis me peame teadma, võib-olla te juba need teate, et vastandarv ja pöördarv. Vastandarv, näiteks arv 5. Selle arvu vastandarv on -5. Kui on arv näiteks -1/7, siis vastandarv on 1/7. Mis on pöördarv? No vastandarvuga on arusaadav, et me lihtsalt võtame vastupidi märgiga arv, et saada vastandarv. Pöördarv, näiteks arvu 5 pöördarv, me nüüd pöörame ümber, me saame 1/5. Arvu 5 jaoks pöördarv on 1/5. Kui on arv -1/7, siis tema pöördarv on -7. Kui arv on 2 ja 1 kahendik, kuidas me leiame pöördarvu? Kõigepealt me teeme teiega liikmurd. 2 korrutame 2 pluss 1 on 5 kahendikku. Ja kui me tahame pöördarv saada, siis me lihtsalt pöörame ümber, see on 2/5. Ehk kui on segaarv, me peame kõigepealt tegema liikmurd ja siis pöörame ümber, saame pöördarv. Sellised siis mõisted on. Järgmine. Mul on siin mõned väided kirjas. Esimesed 5 me peame kirjutama kõrval, kas on õige või on vale. Ja viimased 2 me peame kirjutama, millega see võrdub, ühend ja ühisosa. Aga ma arvan, et ma siin natukene parandan, kuna see näidis oli, siis ma panen siin Q. Esimesed 5 mõtleme natukene ja paneme kõrval sõna, kas see on õige või see on vale. -5 kuulub täisarvude hulka. See on õige. Täisarvud on arvud miinusega ehk negatiivsed arvud ka kuuluvad, ei kuulu murdarvud, aga -5 ei ole murdarv. 1,03 kuulub irratsionaalarvude hulka, see on teine. Kas see on irratsionaalarv? See ei ole irratsionaalarv, kuna see on lõplik kümnendmurd ja iga lõplik kümnendmurd saab esitada kahe arvu jagatisena. Eks see teine on vale. Ruutjuur 4 ei kuulu naturaalarvude hulka. No siin me peame arvutama, kas on võimalik arvutada ruutjuur 4. No seda kindlasti on võimalik arvutada, jah, kuna 4 on positiivne. Ruutjuur 4 on tegelikult 2. 2 ei kuulu naturaalarvude hulka. See, kui teistmoodi me seda kirjutame, siis see näeb välja nii, aga 2 on naturaalarv. See tähendab, et see väide on vale.
Järgmine väide, naturaalarvude hulk kuulub reaalarvude hulka. See on tõesti nii. Reaalarvud on kõik arvud, mis me teame. Ehk kõik arvud, mis me teame, kuuluvad R-i. See on õige. Ja joonisel, mis oli esimesel slaidil, on ka seda näha. Q kuulub täisarvude hulka. Ehk ratsionaalarvud kuuluvad täisarvude hulka. See on vale, kuna ratsionaalarvud on ka murdarvud, mis ei kuulu täisarvude hulka, siis nii ei saa kirjutada. Saab kirjutada teistmoodi, et Z kuulub ratsionaalarvude hulka. See oleks õige. Vastupidi, jah? Nüüd me peame vastus kirjutama. N ja Z ühend, millega see võrdub? N ja Z ühend on suurem hulk ehk Z, kuna kõik naturaalarvud kuuluvad täisarvude hulka. Ja viimane, Q ja Z ühisosa. Ühisosa, kuna Z kuulub ratsionaalarvude hulka, siis nende ühisosa on väiksem hulk ehk täisarvud. See on natukene loogikaga seotud, sellised ülesanded. Me järgmist. Üks ülesanne veel selle teema kohta ja siis me liigume edasi. On antud mõned arvud. Me peame kirjutama, millised neist on naturaalarvud. Pärast täisarvud, ratsionaalarvud, irratsionaalarvud, reaalarvud ja paarisarvud. Paarisarvudest me räägime ainult siis, kui see on täisarv. -2, 2 sobivad, -2,5 ja 2,5 ei sobi, et rääkida sellest, kas ta on paaris või paaritu arv. Naturaalarvud. No esimene. Ruutjuur 2, seda me juba teiega kirjutasime eelmises slaidis, et see on tegelikult 2. Ta kuulub siia. Ruutjuur 3 ei ole, 0 on naturaalarv. Edasi, -4,5 ei sobi, pi ei sobi, ruutjuur 8 ka ei ole võimalik ilusasti arvutada. 5 sobib, -17 miinusega ei sobi, 23 aga sobib, -4 ei sobi jällegi, kuna miinus. Täisarvud. Kõik, mis olid naturaalarvud, on juba siin sees, pluss, mida me veel lisame? Me lisame -17 ja -4. Need ei ole naturaalarvud, aga need on täisarvud koos nendega, mis olid naturaalarvud. Ratsionaalarvud. Nüüd me võtame kõik täisarvud ja lisaks lisame ka murdarvud. -5 kaheksandik, -4,5. Pi ei sobi, ruutjuur 3, mis oli alguses, ka ei sobi. Ruutjuur 8 ka ei sobi, kui te võtate kalkulaatori arvutate seda, siis te näete, et see on lõpmatu mitteperioodiline kümnendmurd. Ja siin on kõik. Irratsionaalarvud. Nüüd me ei lisa need, mis olid ratsionaalarvud. Ratsionaalarvud on ratsionaalarvud. Irratsionaalarvud on täitsa teised arvud, jah? Siin on ruutjuur 3, pi, ruutjuur 8. Reaalarvud. Kõik arvud, mis me teame, on reaalarvud, siis kõik. Kõik arvud, mis on reas, reaalarvud. Paarisarvud. Paarisarvud me võtame täisarvude hulgast kõik, mis jaguvad 2-ga. Ruutjuur 4. No 0 ei ole paaris ega paaritu. Ja -4 on ka paarisarv.
5, 23 miinus 17 on paaritud. Selline siis ülesanne oli. Liigume edasi. Järgmine väike teema on arvu standardkuju. Võib-olla füüsikakursuses teil oli juba selline arvu esitusviis nagu arvu standardkuju. Seda kuju me kasutame, kui meil on väga suur arv või väga väike arv. Pärast mul on mõned näidised seal toodud järgmises slaidis, aga praegu ma seletan, kuidas seda standardkuju tekitada. Arvu standardkuju, see on A korda 10 astmel B, kus A, see on väga tähtis tingimus, on 1-st 10-ni, kus 1 on kaasarvutud, 10 ei ole kaasarvutud. Ja B on täisarvuline astendaja, mitte naturaalarvuline. Mis see tähendab, mis on erinevus? Kui on naturaalarvuline, siis saab kirjutada, et B kuulub naturaalarvude hulka, aga õige oleks, kui B kuulub täisarvude hulka, sellepärast, et B võib olla negatiivne. B võib olla -3. Kui B on naturaalarv, siis ei ole võimalik, et ta on -3. Ehk siin sobib täisarvuline astendaja, mitte naturaalarvuline astendaja. No näiteks. Esitame standardkujul. No vot selline arv, siin on 280 miljooni. Standardkujul on tüvi A ja A on kuni 10-ni. 28 me võtta ei saa, siis me võtame 2,8. Ja korrutame 10-ga ja see aste on, me arvutame siit, kuna kooma on siin nagu, siis me peale koomat võtame, mitu numbri on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astendaja on 8. See on selle arvu standardkuju. Selline arv. Teeme standardkuju. A on 7,02. Ma loodan, et see on arusaadav. 702 me ei saa võtta. 70,2 ka ei saa, kuna A-l on oma piirang. A peab olema kuni 10-ni. Ja me arvutame 1, 2, 3, 4, 5. Astendajad on 5. Kui arvud on suured, siis tehakse niimoodi, et astendaja on siis positiivne arv, aga kui arv on väike, selline, siis on ka võimalik seda esitada standardkujul. Kaheksa korda 10 astmel. Me loeme kokku nullid. Meil on nagu see kooma praegu peale 8. Praegu see kooma nagu siin, me peame lugema kuni selle koomani, mis on praegu siin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astendaja on -6. Järgmine. Võib niimoodi mõelda, et see astendaja on siin, see kooma on siin ja me tõstame seda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kohta.
siis astmenda -6. Mis on siin A? 1,2 ja 10 astmel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 korda 10 astmel -8. Liigume edasi. Kus me kasutame need numbrid? No, füüsikas näiteks elektrooni mass on ligikaudu ja vot vaadake, mis number siin on. Päris suur, pikk. Seda kogu aeg kirjutada ei ole mugav. Palju mugavam kirjutada sellisel kujul. Või maamass ligikaudu selline suur number. Ja standardkujul see näeb välja nii. No, maa ümbermõõt on ka võimalik esitada standardkujul. Ehk näete ise, et väga kasulik teada, kuidas seda teha. Teeme veel üks ülesanne. Ma vabandan, mul oli üks ülesanne. Ma lisan siia. Nüüd arvutame sellist arvu. Ja teeme seda nii, et me esitame mõlemad standardkujul ja pärast vaatame, mis me saame edasi teha nendega. Ülemine arv. A on 2,5 ja 10 astmel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 astmel 9. Ja all on 5 korda 10 astmel 1, 2, 3, 4, 5, 6. -6. Nüüd me saame need arvud kokku võtta ja need arvud kokku võtta. 2,5 jagatud 5 on 0,5. Ja mis me teeme nendega? Kui meil on sama alus 10 ja me jagame, siis me astmed tegelikult lahutame. See on siis 10 astmel 9 -6. 0,5 astmel 10. Korda 10 astmel 15. Vot selline ülesanne võiks olla. Liigume edasi või teeme üks veel tegelikult siin. No vot selline korrutis nüüd. Mõlemad esitame standardkujul. 7 korda 10 astmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -7. Ja siin on 2 korda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 astmel 12. Kaks ja 7 me omavahel korrutame, see on 14. Ja 10 astmel, kui me korrutame sama alusega arvud,
siis astendajad me liidame kokku. 14 korda 10 astmel 5. Kas see on lõppvastus, mis te arvate? Või ei ole? Või see ei ole arvu standardkuju? Tegelikult ei ole. Sellepärast, et 14 see ei ole arv kuni 10, see ei ole A. Peab olema arv 1-10. Me teeme arv 1-10. See on 1,4, mis juhtub siis astmega 5. See natukene suuremaks läheb ühe võrra, ehk uus astendaja on 6. Vot see on õige viis, kuidas kirjutada lõppvastus. Ma arvan, et standardkuju on vähem selge. Ja? Järgmine väike teema on reaalarvu absoluutväärtus. Ja absoluutväärtus me tähistame niimoodi, kasutame sellised nagu sulud. Ja kui meil on sees, absoluutväärtuses sees on negatiivne arv, siis see miinus kustutatakse. Näiteks arv 5, absoluutväärtus on 5, aga arvu miinus 5, absoluutväärtus on jällegi 5. Geomeetriliselt saab niimoodi seda joonistada, et kui 0-st 5 asub paremal pool 5 ühiku, siis miinus 5 teisel pool 5 ühiku, aga ikka 5 ühiku, jah? Vot see kaugus 0-st ongi arvu absoluutväärtus. Näiteks, kui miinus 2 pluss 5 absoluutväärtuse sees, siis me tegelikult teeme tehe kõigepealt ja pärast avame absoluutväärtus. Mul on siin mõned ülesanded paar tükki. Proovime seda arvutada. Kõigepealt ma avan kõige väiksemad absoluutväärtused. Ehk miinus 6 absoluutväärtus on 6. Miinus 2 absoluutväärtus on 2. Miinus 5 absoluutväärtus on 5. Arvutame sees 8 miinus 24 pluss 2 kolmandikku. Taandan murd kolmandik. Kuna sees on miinus, siis see kaob ära. 1 kolmandik pluss 2 kolmandik on 1 terve. Ja üks veel. Kõigepealt esimene murd. Oi, ma tahtsin siin avada juba. 5 miinus 4. Siin on tegelikult absoluutväärtus ja tee esimene kinni. 3 korda miinus 5
pluss 3 on -2. Töötame edasi. -2 ja on 12 all. Pluss 1 on üleval. Miinus või ei ole -6, on 6. 6 on all. Nüüd ma avan see, mis on sees. Ja 1. -1 kuuendik pluss 1 kuuendik. Aga see on 0 ja 0 absoluutväärtus on 0. Sellised ülesanded. Kas tekkisid vahepeal küsimused äkki? Ma päris kiiresti kõik tegin. Ma lisan siis ülesanded veel, kuna aega meil on. Praegu tausta panen. Leidke arvude -5 ja 1/4 vastandarvude korrutis. -5 vastandarv on 5 ja 1/4 vastandarv on -1/4. Korrutame need, see on -5 neljandiku või -1 ja 1/4. Järgmine küsimus. Nüüd nende arvude pöördarvude summad vaja leida. -5 pöördarv on -1/5 ja 1/4 pöördarv on 4. Kuidas me liidame -1/5 ja 4? Ühene nimetaja on 4 on 4 ühendikku. Ei. 4, see on 4 ühendikku. Jah, okei. Kui sa tahad niimoodi, 4 neljandikku on 1, jah? Siin on tegelikult mõned variandid, kuidas teha. Saab ühest nimetajat leida, saab 4-st, mõelda niimoodi, et 4, see on nagu 4 täis torti või 4 õuna, jah? Ja ühest on vaja 1/5 ära võtta. See tähendab, et 3 tervet jääb ja siis 4/5 jääb veel viimasest. Saab niimoodi mõelda. No, ma teen üks variant siin, et see on siis 5 on ühene nimetaja, -1 pluss, ma korrutan 4 ja 5, siis 20, siin on 5, 19 viiendikku, mitu tervet siin on? Siin on 3 tervet ja 4 viiendik. Harilikud murrud meil olid selles esimeses kursuses, kui veel nendega on natukene probleemid, siis saab korrata. Teine variant, et praegu sellised kalkulaatorid, mis nagu väga hästi arvutavad ja seal on nupud, mis aitavad harilikud murrud arvutada kalkulaatoriga. Et selles mõttes, et kui te oskate hästi seda kalkulaatoriga teha, siis see ei ole probleem. Võite kasutada kalkulaatori ka.
Vot kolmas on selline keeruline võib-olla. Pöördarvude korrutise ja vastandarvude summa vahe. Ehk me leiame pöördarvude korrutis, vastandarvude summad ja lahutame need üksteisest. Pöördarvude korrutis. Pöördarv -1/5 korda 4. -1/5 ja 4 on pöördarvud, nende korrutis on -1/5 korda 4. Vahe, aga teine element on siin vastandarvude summa. Vastandarvud 5 pluss -1/4. Vot sellist vaja arvutada. Korrutame me niimoodi, et ma 4 ja 1 korrutan, see on 4/5. Miinus, kõigepealt ma teen sulgudes. Ühene nimetaja on 4, 20 miinus 1 jagatud 4-ga. Miinus 4/5 miinus 19/4. Ühene nimetaja on 20, siin ma korrutan 4-ga, siin ma korrutan 5-ga. Miinus 16 miinus 95 20. No ma arvutasin peast, siis on sellised võib-olla mitte väga ilusad tulevad vastused. 111 20 miinus. Ja see on siis 5 ja 11 20. No vot. Kordusime ka, kuidas harilikud murud. Hariliku murudega töötada. Ma lisan paar tükki veel. Annan aega, et kirjutage endale. Neljas punkt. Nüüd on vaja jagatise pöördarv. See tähendab, et me võtame kõigepealt need arvud, jagame omavahel ja pärast leiame pöördarv. -5 jagada 1/4. Jagamine käib niimoodi, et me teine murd pöörame ümber ja asendame jagatismärk korrutismärgiga. Siis on -20 on jagatis ja pöördarv on siis -1/20. No ja siin viimane. Summa vastandarvu ja korrutise pöördarvu jagatis.